Me oleme Tartumaal Marjamaa talus ja kaamera ees on Marjamaa talu peremees Tõnu Oks. Tõnu, et mis sa lühemas, pikemas perspektiivis näeksid selle marjakase kultuuri sellist tulevikku, milline see sinu nägemus sellest puistust oleks näiteks 10 või 15 aasta pärast? Seda küsimust ma ei oska vastata, sellepärast et ma ütlesin, et minul tulid need taimed nagu natuke kogemata, ma tellisin mustikataimi, seda ei õnnestunud nii palju teha, siis pakuti marjakaske ja ma võtsin ja ma panin need nurgad täis, mis nagu pika vao jooksul sobinud ja lihtsalt võib-olla siis äkki mingi pensionisammas või mõte oligi, et kunagi, kui nad on, seda ma teadsin jah, et ta peab mingi 17 sentimeetrit läbimeetri olema, et siis on nagu palk, et siis müüa, aga jah, ma ei ole väga palju pead murdnud selle üle. No ütleme, minu nägemus sellest ilusast sellisest noorest puistust, kus me siin praegu seisame, on see, et need puud on siis 15 aasta pärast raieküpsed, nad on 3 korda jämedamad, kui nad praegu on. Puud on veel 2 korda nii kõrgele laasitud, see tüvi, kui ta praegu siin on ja puud on iseenesest võib-olla seal 14-15 meetrit kõrged. Ja sa oled kindlasti jõudnud veel 1 korra siin seda puistut harvendada, et me täna teeme siin esimese harvenduse, kus me püüame siis välja raiuda umbes 25-30% nendest puudest, et anda siis nendele kasvavajäätele puudele rohkem ruumi, eriti vaatame siis võra, et praegu selles puistus on näha, et võrad hakkavad liituma, juba võraoksad hakkavad kokku minema ja anname siis nende välja raiutud puude arvelt nendele kasvavajäätele puudele siis ruumi, eelkõige siis kasvuruumi ja valgust. Harvendusraie põhimõte lähtub sellest, et me peame andma ruumi kasvavajäävatele puudele. Ehk siis me peame vaatama kõrval seisvaid puid ja valima välja siis selle puu, mille raiumine annab siis kõikidele nendele kõrval olevate puudele ruumi juurde. Ehk siis me peame, kui me vaatame ja teeme seda kogu puistus, me peame nägema seda ruumilist pilti. Ja enne kui me seda ruumilist pilti hakkame nägema, me peame kõigepealt vaatama üles võrasse. Kas need puude võrad on liitunud, ehk nende oksad, võraoksad on üksteise võrade sees või ei ole. Kui võraoksad on puudel või võrastik on liitunud, siis arvatavasti me peame seda hõrendama või harvendama ja anname siis nendele puudele, mis kasvavad, anname siis ka seda võrastiku arendamiseks võimalust. Ja teistpidi me reguleerime ka, mis on maa sees, et puu ju vajab lisaks, ütleme, võras toimub siis fotosüntees, aga pinnasest juurtega saadakse vesi ja toitained. Ja kui me kõrvaldame selle siit puistust läbi siis harvendusraie osa puid, siis me anname jällegi võimaluse kasvavajäävatel puudele rohkem saada siis pinnasest vett ja toitained. Et see on nagu selle harvendusraie põhimõte. Kui sa hakkad valgusraiet planeerima, siis esmased, mida sa peaksid esmaselt vaatama, on ikkagi, me peame vaatama üles võrasse. Kas need võraoksad puudel on liitunud või ei ole? Et see on nagu see esmane pilk, et kui me puud valime raiesse, siis me vaatame üles ja siis me pilgu pöörame muidugi ka allapoole, vaatame, kuidas nad siin, ütleme, tüved nagu paiknevad, kus on tihedus, aga esimene pilk siiski üles.
harvendusraiel me peame likvideerima ka need puud, millel on ilmselgelt arvatavalt mädaniku kahjustus. Ehk siis see mädanik võib olla tekkinud siia näiteks kultuuri hooldamisel, tüvevigastus, mille tagajärjel on läinud siis tüvesse siis mädanik või siis valesti ebakorrektselt laasimine, et kui need laasitavad oksad on liiga jämedad olnud, sealt on jälle mädanik sisse läinud. Me peame valima sellised ilmselgete siis kahjustustunnustega puud. Harvendusraie puhul me peame arvestama seda, et me peame saavutama selles puistus ühtlase hõreduse, et ei oleks niimoodi, et me raiume ühest kohast ja loome selle tiheduse, õige tiheduse ja kuskil teises kohas seda tihedust ei saavuta. Me peame ikkagi kogu selle puistu ulatuses siis ühtlaselt, ühetaoliselt neid puid siis raieks määrama, kui see võimalik on. Või ka sellised puud, kui on nüüd tegu esimeses harvenduses, mida me sellises puistus teeme, millel ei ole ilmselgeid marjakase tunnuseid. Kui neid ei ole juba varem välja raiutud, siis me peame eelkõige need puud välja raiuda, mis on ilmselgelt arukased. Kõrgema kasvuga välistunnuseid marjakasele omasid ei ole. Ka need tuleb välja raiuda. Mina olen Ritta Rubin, olen eelkõige maarjakaasika omanik ja olen teinud sellest ka oma ettevõtmise CP Wood OÜ ja tegelen maarjakaskede kokkuostmise ja omanike nõustamisega. Maarjakaasest teeb väärispuidu mitte tema nii-öelda välised tunnused või väline ilu, vaid eelkõige sisemine ilu. Ja sisemine ilu seisneb maarjakase mustris. Maarjakase mustri moodustamiseks on äärmiselt oluline valgus. Kui puu saab piisavalt valgust, siis moodustub ka ilus ringikujuline tumeda joonega muster. Kui see on, siis puit on väärispuit, kui seda ei ole puidu sees, siis paraku ei ole tegemist ka väärispuiduga, vaid suurest tööst ja vaevast jääb alles küttepuu. 4 aastat kogemust on näidanud, et omanikud teevad väärispuidu kasvatamisel kaks põhilist viga. Üks on laasimisvead ja teine, mis isegi on võib-olla olulisem, maarjakaasiku omanikud jäävad valgustusraie, harvendusraiega hiljaks. Puit ei saa piisavalt valgust ja mustri moodustamine, väärispuidu mustri moodustamine peatub, mida on väga-väga hästi näha ka, kui puu on maha võetud, et see puu on jäänud nii-öelda valguse põuda või valguse puudusesse ja mustrit ei ole enam moodustunud. Et hästi huvitav ongi selle kaasiku puhul vaadata, kust algab muster, kas see mustri moodustumine on peatunud või see on jätkunud ja esimese puu mahavõtmine näitab väga hästi seda, et kuidas seda puistut siis on hooldatud. Nii, kui me nüüd seisame siin suhteliselt hõredas puistu ühes kohas serva poole, siis tundub, et isegi siin ei oleks nagu ühtegi puud vaja raiuda, aga kui me liigume siia sissepoole puistu, ütleme, sellest hõredamast osast tihedamasse, siis me juba märkame siin, et mõned puud vajaksid siit raiumist, et sellega me loome siis võimalused ja ruumi teistele puudele. Ja selleks, et me seda õigesti saaksime teha, on vaja need võimalikult välja raiutavad puud märgistada ja märgistamiseks me kasutame siis kas märkelinti või siis märgistame siis värviga selle. Ja pärast saame siis, kui me oleme need puud ära märgistanud, me saame lindiga võib-olla seda
isegi hiljem lihtsam teha, et saame lindi ümber tõsta, aga sama saab teha ka selle märkevärviga, et need puud, mis siis kindlalt lähevad raiesse, et nendele saame siis teha veel mingi sellise suurema märgistuse ja saame seda märgistust ka nii-öelda korrigeerida, et see oleks see järgmine samm ja sellele siis järgneb juba selle puu raiumine ja tavaliselt siis mõistlik on esimese 1 või 2 puu põhjal anda siis hinnang ka sellele puu kvaliteedile ehk siis puidu kvaliteedile, et kas seal on siis mingeid mädanikutunnuseid, mingeid puidurikkeid või siis ka see, et milline on see muster seal puidu sees, ka see on väga oluline, sest me peame arvestama, et selles esimeses harvenduses me saame juba tegelikult likviidset ehk siis müüdavat puitu ja mille hind võib olla täiesti arvestatav. Nii et puude valik, õige puude valik on äärmiselt tähtis. Siin on seda suhteliselt lihtne teha või teistpidi ka keeruline, sest need on kõik meristeem puud suure tõenäosusega väga ilusa mustriga ja see valik peab olema siis õige ja kindel, sest me seda puud, mis oleme juba ära raiunud, seda enam tagasi ju panna ei saa, et selliseid ütleme, otsustamise vigu võib esineda, aga täna me olemegi siin, et anda siis näpunäiteid teistele, kes asuvad samamoodi oma marjakaasikuid siis harvendama. Hakkame vaidlema. No siin on nüüd 4 puud. Selgelt on võrad koos, et midagi tuleb siit maha võtta. Et jah, kuna sa oled siin ju väga-väga head tööd teinud ja see on nagu tunnetus on hästi õige olnud, sa valisid selle puu. Nimetaks selle. Ja, et ai, kes sulle tegi? Eks siis pärast näeb, mis siin sees on, sest puu langetamisel puust väljast või väljastpoolt tegelikult ju näha ei ole, mis siin sees on, et väga huvitav. Puud reas ja valgust on vaja, selgelt on valgust vaja, et mõistlik on võtta see puuomanik valis selle puu. Võrad on koos ja nüüd saab 3 puud, mis siin rivis on, need saavad rohkem valgust ja saavad rohkem kasvuruumi. No ma arvan ka. Võtame, minu siit on järgmine värk on, et see justki on, et äkki 3 jätaks siis või? Jah, seal on valgus, siia tekib nüüd valgus sellega mahavõtmisel ja siia samamoodi, et aga see järgmine on nüüd keerulisem, et mis siit võtta siis? No siin on 4 reas, 5 on reas. Äkki selle siis või? Vaata võra järgi. Mulle see kõverpuu väga ei meeldi. Vaata, ta tahab nagu selgelt. No siis tekib liiga suur auk siia jälle. Jaa, ühel hetkel sa niikuinii võtad ta maha. Et vaata, kui sa nagu mingi 5 aasta pärast võtad selle jälle maha, eks ju, et sa ei pea teda kohe võtma, et ta on nüüd kõver, temast nagu spoonimaterjali väga ei saa, aga sa võtaksid praegu selle. No ma arvan, et see on nagu, need on liiga lähestikku. Nad on selgelt lähestikku. Et siis tekivad nagu võrdsed suured vahed. Ja. Võtame selle. Ja siis pikas perspektiivis läheb see. Ja siit ka äkki see teine või? Vaata, kui sa nüüd selle maha võtad, eks ju, siis sinna tekib valgus. Ma ei tea. Aga see on jälle nii lagedal. Seal on jälle nagu, kui sa annad... Jah, iseenesest on see mõistlik, jah. Võtaks ikka selle. Peenike ka. Väga tunnuseid isegi ei ole, et küllalt tulevad. Vaatame, mis seal pärast sees on. Tavaliselt siis nii-öelda saagimiskohal siin kännu kohal mustrit ei ole, üldse ei tasu ehmatada. Maarjakask ei olegi alt. Ma arvan, 99% maarjakaskedest lõike kohal kõige all ei ole üldse mustrilised. Muster algab siin
siin natukene hiljem, siin 20-30 kuni 50 senti lõikekohast, et võtame korra selle saemehe ja vaatame, kus see muster siin hakkab, et hakkame viilutama, seda nimetatakse siis järkamiseks. Kuni siiamaani ei ole midagi, ma ütlen, et muster hakkab siit, aga läheme siit. Näed, juba midagi hakkab näitama, et siin on heledad träpsud on sees, seda veel ta on nüüd küll nimeliselt väärispuit, aga siit nii-öelda veel midagi välja ei lõika, et me otsime seda tähekujulist tumeda joonega mustrit. Et praegu seda veel tulnud ei ole. Sellist. Just. Et selline peaks ideaalne olema. Ja seda nimetaks siis näsuroosiks. Ja mida ühtlasem, täiuslikum see on, seda kallim on see puit. Täpselt nii ongi. See on juba parem. Vaata, siin on, aga ei ole kujunenud seda nii-öelda siksakilist või sellist tähekujulist tumeda joonega mustrit. Ideaalis siin võiks olla juba mitu rida neid seda mustrit, et see puu on, siin poole peal on ta siis täitsa varjus olnud, ilmselt on võrad koos olnud, siin on natuke rohkem valgust saanud, on ka muster moodustama hakanud. Üks selline siksak on tekkinud, ülejäänud on kõik selline rohkem kiired, et ja see puu tahtis saada rohkem valgust, et seda mustrit moodustada. Et ega siin seda saagida vist ei ole suurt enam mõtet, võib võrra proovida, et siit sellel müügiväärtus sellel puul ei ole, aga lihtsalt huvi pärast võib vaadata, et kuidas see seal nagu üleval kõrgel see muster moodustunud on. Siis meil on nüüd selline puu, ilus maarjakesk, selgelt tunnused on kõik sees olemas, küll aga ei ole seda nii-öelda kujunenud seda tumeda joonega ringe siia, et on ainult nagu heledad jooned, ehk et põhimõtteliselt sellise jämedusega maarjakasest tehakse tavaliselt siis kas mingeid selliseid väikeseid anumaid, tuhatoose või siis niinimetatud joogitopse kuksasid, et nad ja klient siis, kui nüüd lõigata siit nüüd nelinurk välja, siis põhimõtteliselt välja mustrit nagu ei paista, et siin on ainult üks mustriline osa on siis üks väike ringikene on sees, ülejäänud on selline ilus kirju valge selline säbru, aga maarjakasa teeb väärispuiduks just eelkõige see tumeda joonega ring siin ja neid peab siin olema päris mitu. Et siit on pilt natuke ilusam, et ideaalis ta võiks olla vot selline ja selle valge koha peal, kus siin on nüüd nii-öelda, ei ole moodustunud tumedaid jooni, võiksid olla ka tumedad jooned juba. Iseenesest on ideaalsete tunnustega puu, lihtsalt ta on jäänud nii-öelda ta on jäänud valguse põuda ja ei ole moodustunud seda nii-öelda seda sakki, selle näsustumise ümber, seda tumeda joonega sakki. See on see, mis puidust nagu päriselt nii-öelda müügiväärtusega väärispuidu teeb. See on puhtalt nii-öelda nagu teadusuuringud ütlevadki, et põhimõtteliselt kohe nii, kui valgust ta ikkagi ei saa piisavalt koheselt, see tumeda joone moodustamine nagu lõpeb. Et alguses just nagu on, et sai valgust ja siis valgust enam nii palju ei saanud, kui tal vaja oli ja siis see joon nagu kaob ära, kuigi see imeilus, see nii-öelda kiir jääb sisse sinna. Tavaliselt ma lõikan sellest siit nii-öelda suurte okste algusest. Ja siis vaatame edasi, mis siin okste sees on. Okste hargnemise kohal on kõige ilusam muster alati, et tegelikult iseenesest, kes tahab ja väga paljud meistri hindavad just eelkõige just seda osa siin, et sellest tehakse õllekappasid, et jäetakse siia nii-öelda need otsad ka nagu külge. Puiduostjad
seda nii väga muidugi ei hinda, sest siit nendest okstest on raske midagi nii-öelda lauda või mingit elementi välja saagida. Et meie hindame eelkõige seda tüve, aga kellel on siin võib-olla 5, 6, 7 maarjakaske, kes ise tahab midagi meisterda, siis kindlasti tasub jätta, pigem lõigata need nii-öelda siitmaalt ja kasutada seda siis mingi kunstilise elemendi valmistamiseks. Õllekappad on väga-väga ägedad, mida ma olen näinud tehtavat just nendest osadest, sest natuke on ka siit veel mustriline, aga vaatame, kui kaugele selle puu oksad mustrilised on. Et siin on Ivari lõigus, et tegelikult see jäme oks on ilusti mustriline, et kuni järgmiste jämedateni, et täiesti igati väga ilus. Vaatame siit poolt. Et selline võiks üks maarjakase puit välja näha ideaalis. Ideaalis alati võiks parem olla muidugi, võiks olla siin ka tumedat joont rohkem, aga see on juba nagu sellise mustriga puu, mida peetakse väga heaks. Ärme raiska puitu, hakkame äkki siit pihta. Nonii, et nii nagu tavaliselt siin kännu suunas väga midagi ei ole. Tunnused küll on, aga jah, seda väärispuiduks veel pidada ei saa. Proovime siit nüüd selle koha pealt, kus ma algselt tahtsin, et siin hakkab see lõhenemine hakkab ka pihta, et siin võiks juba midagi olla. Ei miskit. Tunnused on, mustrit ei ole, valgust vähe. Et nii ta on. Et see muster siin, siin on see tume joon mul olemas. Lähme selle tumedama joone juurest. Ma tahaks lihtsalt teada saada, et see on täiesti teistmoodi. Ma seda klooni ei ole kohanud, aga siin on selline märkimisväärne tume joon, et vaatame, kas siin hakkab seda mustrit nagu paremini tulema. Eks siiski oli, et ta on mustriline küll, eks, et nagu tunnused kõik on olemas, aga puu on olnud valguse põuas. Iseenesest ilus must, tegelikult ilus. Aga vaata, milline kühmuline see on, et tal ei ole sellist traditsioonilist, ütleme, ümber tüve olevat muhku, vaid on selline nagu natuke selline kühmulised. Selle puu puhul ongi nüüd see, et kui siit nüüd maha võtta põhimõtteliselt lõigata siit nii-öelda nelinurk, siis siit jääb suhteliselt väikene osa järgi ja nüüd, kuna klient ostab silmadega, siis siin väljas nende heledate kiirte juures tegelikult mustrit üldse näha ei ole, et muster on näha ainult selle tumeda joonega, et muidu iseenesest on tegemist väga-väga ilusa puuga, aga ta väljast, kui siit koor maha võtta, siis väljast mustrit üldse ei näita. Sellest osast siin tegelikult saaks lõigata ühe noapea, mille nii-öelda paksus on 30 millimeetrit, laius 50 millimeetrit ja pikkust 50 millimeetrit, et siit tegelikult sellise nii-öelda ühe noapea saaks tegelikult. Et kuksapuiduna ehk siis traditsioonilise kuksapuiduna selle mõõt nii-öelda eemaldades koore peab olema vähemalt 80 korda 90 korda 180 millimeetrit, et siit nibin-nabin võiks midagi saada. Et see puit on ikkagi peenemõõdulise nagu kunsti tegemiseks ehted, puidu need nagu igasugused köögiriistad nagu võinoad, muu selline, et ja kuna nii-öelda võt see esimese puu langetamine alati kõige valusam, et mõtledki, et oi, et nüüd ei saagi midagi, et oluline on ju harvendusraiel, nii nagu sa rohid oma ma ei tea, maasikapeenart või harvendad porgandipeenart, et see on samamoodi ju harvendamine. Eesmärk on see, mis kasvama jääb. Eesmärk on see, mis kasvama jääb, et seda on nagu kahju vaadata.
esimest puud on alati kõige raskem maha võtta ja teadmine, et see ei ole ka väga suure müügiväärtusega, eriti kuna on tõesti valgustusega pisut hiljaks jäädud, aga see on siin ilus puu ja sellest saab midagi teha, seda ei saa müüa paraku, sest mina ei saa seda edasi müüa. Sest läbimõõt on veel väike, aga teha saab sellest küll midagi, et siin on nüüd nii-öelda see mitmekordne selline tumeda joonega sakk või täht on välja kujunenud, et tavaliselt nii-öelda see otsa hargnemiskoht näitab ka ära selle, et mis siin sees võiks olla, et siis saab hakata teiselt poolt järkama, et vaadata, kus see muster siis pihta hakkab ja aga potentsiaali siin paistab olevat kõvasti. No näed, selline nii-öelda kurb klassika, et alguses on puu varjus olnud, eks siin on saanud ilusti, ta on nagu päike teeb sellise, kui ta päikest saab, teeb sellise tumeda joone, aga jah, siin ääres on kiir. Et nüüd, kui puiduostja siis nii-öelda või puidutöötleja seda töötleb, ta võtab maha siit need ääred ja ühtlasi võtab maha ka selle mustri. Et puud istutades kindlasti peab jälgima, et puu saaks algusest peale kohe valgust ja metta ei oleks ei kuskil kuusehekki varjus või metsavarjus, sest siia keskele muidu mustrit ei tule. Olles täna langetanud paar puud siin, näinud, milline see muster on, suuri üllatusi ei olnud. See muster sellises nii tihedas puistus ongi hõre, aga kõike seda harvendusraiet me teeme ju sellepärast, et need kasvavad jäävatel puudel, kui need lõppraiesse lähevad 15 aasta pärast umbes, on see muster oluliselt tihedam ja see ongi selle harvendusraie eesmärk ja mõte, et ei tasuks metsaomanikul väga kurvastada sellepärast, kui ta nendest välja raiutast puudest ideaalset mustrit ei näe. See ongi niimoodi, et eesmärk on siiski kasvatada neid lõppraiepuid ja need on arvatavalt väga ilusa mustriga. Ka sellel kõrval olevas puistus võivad need puud olla 10-15 aasta pärast väga kena ja väärtusliku puiduga.